Klassikalises mehaanikas siis harmooniline oscillaator on selline objekt või süsteem, kus meil on mingi koordinaatide alguspunkt, kus keha on paigal. Ja kui me teda nihutame sealt alguspunktist emmas kummas suunas välja, siis mõjub talle selle nilke ulatusega proportsionaalne jõud. Ja võime ette kujutada siis mingisugust kera, millest nauk läbi puuritud, on pandud mingi varda otsa ja kusagil eemal on vedru, mis siis seda tema asukohta nii-öelda tagab või fikseerib. Ja kui see deformatsioon ei ole väga ulatuslik, kui me tõmba seda vedru katki või me suruda siin täiesti vastu seina kokku, siis me võime lugeda selle Hooke'i seadus nimetatakse, et siis jõud on asukoha ja teatava konstandi korrutis ehk lineaarselt sõltub siis erinevusest selle valitud nullpunkti koordinaadi võrra. Ja tuletame meelde Newtoni teist seadust, jõud on mass korda kiirendus. Kiirendus omakorda, sellest oli meil kunagi juba juttu, on asukoha teine tuletis aja järgi. Ja me saame oma jõu miinus kx, meenutan oli meil siis f, miinus sellepärast, et kui me suurendame koordinaati ehk läheme paremale, siis jõud mõjub vastassuunas, negatiivses suunas. Ja kui me läheme alla nulli oma koordinaadiga vasakule, siis jõud hakkab meid positiivses suunas, sellepärast miinus. Et siis miinus kx on jõud ja mass korda teine tuletis asukohast on jõud. Ja see on diferentsiaalvõrrand, seda saab lahendada, me seda siinkohal ei tee, aga see on põhimõtteliselt üks siinuse kujuline võnkumine. Nii, et kui meil on siis aeg ja meil on asukoht, siis me saame sellise siinusvõnkumise. Ja seda saab jällegi E-astme liiga pujutada. Mis meil siin siis on? See on sama aeg T, millesse meie, ta jällegi ei joonista mul. Ühesõnaga, see on see T, nü, mitte see tegemine väikese V-ga, teeka täht nü, väike nü, on sagedus, võnke sagedus, kui tihti ta seda nullpunkti läbib. Ja B on ilmselt algfaas, ehk siis see, kust me pihta hakkame. No siin me hakkasime nullist pihta, aga sama hästi siis me võiksime kusagilt mujalt pihta hakata. Ja siin on meil ka valem selle sageduse arvutamiseks, mis omakorda siis sõltub jõukonstandist ja selle võnkuva keha massist. Võtame selle slaidi veel ka. Potentsiaalne energia on K korda jõukonstant, siis korda asukoha ruut. Kui ta on parasjagu seal keskel siin paigal, siis on potentsiaalne energia 0, siis see vedusse ei ole energiat salvestunud, aga siis ta liigub kõige kiiremini. Ja kui ta on ühes äärmuslikus asendis parasjagu muudab suunda, siis on kiirus on 0, kinetiline energia on 0, aga potentsiaalne energia on maksimumis. Et siin on kinetilise energia valem mass korda siis asukoha tuletise ruut. Ja kogu energia on jääv, kui me õõdumist kujutleme ette, et ei ole, siis on meil potentsiaalse kinetilise energia ruut. Sõltub siis, või summa sõltub siis ainult jõukonstandist ja selle A ruudust, kus siis A peaks olema amplituud, kus see meil siin esines. Siin on meil esimest korda amplituud, jah, ma ei maininud seda ära. See on siis selle võnkumise ulatus nii-öelda vertikaalsuunas. Pean ikka mingi joonistusvõimaluse siia leidma, see näeb nii kole välja. Nõnda, et see oli meie klassikalise mehaanika harmooniline oscillaator.
pendel on küllaltki heas lähendujas harmooniline oscillaator ja neid süsteeme on veel teisigi, et võite selle kohta ka lugeda. Ja sõna harmooniline muideks just nimelt siis ka käibki seda sorti võnkumiste kohta või liikumiste kohta, kus siis mõjuv jõud on proportsionaalne selle nihke ulatusega. Ja see võõrtegur on jõukonstant, selline termin, mida palju kuuleb ja kasutatakse. Nii, ja siit nüüd siis läheme edasi kvantmehaanilise käsitluse juurde, kust kohas meil kvantmehaanikas selline süsteem esineb. Võib-olla kõige lihtsam on ette kujutada, et see on mingi kerge aatom, näiteks vesiniku aatom, mingisuguse suure molekuli küljes, võtta mingi proteiini, mis on piisavalt massiivne, et me võime lugeda ta liikumatuks. Ja siis on meil mingi kerge aatom, näiteks vesiniku aatom või võib süsinik või hapnik isegi olla, aga nende puhul peaks see toetav süsteem olema massiivsem lihtsalt. Vesinikku on kõige kergem niimoodi ette kujutada, mis siis võngub keemilise sideme otsas. Ja me hiljem näeme, et see lähendus ei ole ideaalne. Lõpselt nagu veru, lõpus kui tõmmata kõvasti läheb katki. Samamoodi keemiline side, kui kõvasti tõmmata läheb katki. Aga selliste väikeste võnkumiste korral on see vägagi levinud süsteem tegelikult, just võnkumised toimuvad meil igal pool, looduses ja inimkehas ja kus iganes. Ja nüüd me siis peame rakendama neid reegleid, mida me 2 nädala eest umbes kirjeldasime. Tuleb siis võtta vastavate suuruste klassikalises mehaanikas ja asendada teatavad siis reeglid, tähendab. Kõigepealt potentsiaalse energia oma jääb muutmata. See on meil täpselt sama avaldis, mis ta oli meil klassikalises mehaanikas. Põhimõtteliselt siit on ta meil siis näha. Nii, seal on ta meil juba summana 2pi ruut, ruut m ja siis siin tuleb nüüd x, jah, tähendab, eks ju, amplituudi variandis on see kogu energia, aga siis potentsiaalse energia variandis see K ongi meil põhimõtteliselt see sama avaldis siin, et siis vastavalt sellele, kuidas see keha meil liigub, on meil siis energia vastavalt eri ajahetkedel kas rohkem potentsiaalse või rohkem kineetilise energia kujul, mäletate, ma rääkisin vahetult viimase loengu lõpus. Pendlina on seda lihtsam ette kujutada, kui pendel on parasjagu näiteks all, eks ju, tasakaalu asendi, siis ta liigub kõige kiiremini, aga samas siis potentsiaalne energia on tal miinimumis, või me võime selle lugeda siis nulliks, ehk kogu energia on kineetilise energia kujul ja vastupidi, kui pendel on ühes äärmuses, näiteks just on jõudnud, ütleme, kusagil otsa, hakkab tagasi liikuma, siis on tal kogu energia on potentsiaalselt, et kujuta hetkeks jääb seisma, kineetilist energiat hetkeks ei olegi. Et niimoodi käib see energia ülekandmine ja nende summa on siis kogu aeg võrdne amplituudi ruuduga, või võrdeline amplituudi ruuduga, aga igal ajahetkel siis on ta võrdeline selle koordinaadi ruuduga. Et see on meil see osa siit. Ja siin esimeses osas on siis kineetilise energia avaldis ja siin olid siis teatavad reeglid, kus tuli impulsi asemele kirjutada teine tuletis. Võite need reeglid üle korrata sellest loengust, kus nad meil siin olid, vist operaatorite loengus oli see, kui ma õigesti mäletan. Ja saame siis sellise avaldise meie kogu energia operaatori ehk Hamiltoniani jaoks. Ja siin nüüd tehakse sellised asendused. 2pi nüüd m jagatud Plancki konstandiga. Näete siin meil need piid ja nüüd ruudud ja m-id meil siin esinevad. Nii. Ja tehakse nüüd selline liigutus, et see osa jagatakse läbi 2 m-iga. Näete, see 1 jagatud 2 m-iga
esineb meil, eks ju, siin ka. Kahjuks see, mis ta meil siin on, akrobaati lase mul seda kõige paremini highlightida. Aga kujutate, et jah, nii on jagatud 2m-iga ja see jagatud 2m-iga tuuakse siis sulgude ette. Ja siis Plancki konstandiga jagamine peidetakse ära ühte abisuurusesse alfa. Hiljem me näeme, et selle alfal on füüsikaline sisu. Ja sellega me saame, näete, piirruut, nüüruut, eks ju, siit läheb alfa ruudust tulevad piirruut ja nüüruut. Niimoodi m, kuna me korrutasime, jagasime m-iga, siis tuleks üles m ruut ja jagatud m-iga ja selle m-i me tõime siia sulgude ette. Nii et meil siis tuleb piirruut, nüüruut, m-ruut, mis on alfa ruut. Nii 2 samamoodi selle 2-ga, võime teise 2 juurde tuua, selle korrutada jagada, jääks siia 4 ja jääks jagatud 2-ga, selle 2 toome sulgude ette. Nii et siit tuleb see alfa ruut. Plancki konstandiga samamoodi. Ja siin on juba h-ruut ja 2m olemas ja me saame sellisele kujule ta viia, kus meil on siis teine tuletis, mis vastab kineetilise energiale üldiselt, kui te näete Hamiltoniaanides ja mujal teist tuletist asukoha järgi, siis on väga tõenäoline, et tegemist on kineetilise energiaga. Kindlasti on mingeid erandeid, aga kui te edaspidi ka me õpime Hamiltoniaane, Hamiltoniaani lahkamine, see on üks osa, mida me sellest ainult siin õpime edaspidi ka, siis teine tuletis asukoha järgi üldiselt iseloomustab kineetilise energia liiget. Potentsiaalse energiaga on keerulisem ja sõltub süsteemist palju rohkem. Aga siin ta siis antud juhul on siis alfa ruut korda x ruut. Ja nüüd me võime siis võtta oma Schrödingeri võrrandi, mida me peame lahendama selleks, et igasugust kvantsüsteemi kirjeldada. Ja see on siis seesama Hamiltoniaan, mis meil siin oli, mõjumas siis psi peale. See on siis, eks ju, has psi ühel pool ja teisel pool on meil e psi. Siin on juba tehtud ära nüüd see liigutus, et see e psi on toodud paremalt poolt, kus ta algselt on. Meil on has psi. Siin on meil nüüd psi, eks ju. See on see liige. Siin on nüüd, kõik on sama, jah. Nii, siia paneme psi juurde, siin ta meil on. Selle osa, näete, see on meil siin mõjumas psiile ja paremal pool algselt oli meil hash psi, see on nüüd toodud, e-psi oli, jah, toodud teisele poole e ja kõik need hash-ruudud ja 2m-id, sellega saab siis ta läbi jagada ja siis ta jääb ainult meil siia sellesse liikmesse. Sellisel kujul on ta siis meil teistjärku lineaarne homogeenne diferentsiaalvõrrand. Sama tüüp, mida me juba korra lahendasime osake potentsiaali augus süsteemi jaoks. Ja selle lahendamise samme ma ei ole ära toonud, seda on õpikus olemas, ma usun, et Wikipeedias on tõenäoliselt olemas, pole kontrollinud, aga pean tõenäoliseks, et selle lahendamise tehnilisi nüansse on siin omajagu. Kui te soovite nende süveneda, siis nad on olemas, nagu ma ütlesin, aga ma siin siis tõin ära praktiliselt ainult kohe tulemuse, et siin aega kokku hoida. Meil on siis astmerida, see tähendab seda, et siin lahendis esinevad siis mingid sellised liikmed, kus on mingid erinevad koefitsiendid korda siis koordinaadi astmed. Antud juhul siis siin meil ei ole koordinaati, see on koordinaat astmes 0, iga arv astmes 0 on 1. Et siin kohal meil on lihtsalt mingisugune kordaja C0 ja siin on meil C1. Kohe räägin, miks need kahes eri valemis on. Siin on siis see x nii-öelda oma esimeses astmes. Edasi meil on x-i ruuduga liige, x-i kuubiga liige ja nii edasi. Et need on siis
astmerida, nimetatakse niisugust konstruktsiooni matemaatikas, kus on mingisugused suurused siis niimoodi erinevate astmetega läbi ja mingid koefitsientidega läbi korrutatud. Nii, nüüd mina ei tea, kes see inimene oli, kes otsustas, et selle kvantarvu nimi on väike. Osaks teil midagi küsis? Küsin valesti, ei kuulnud. Nii, siis, et ma ei tea, kes see oli, kes leidis, et siin on hea kasutada kvantarvuna väikest veed. Minu arvates väga kehva valik. Kahel põhjusel me oleme harjunud, et väike vee on kiirus ja meil on liikuv asi. Meil võiks olla mingi hetkel vaja kiiruse jaoks tähista, eks ju. Ja teine asi, meil on siin sagedus nü. Et siin all istuvad me peaks samas valemis koos. Väga sarnased, eriti kui kähitsi kirjutada. Et ka muide šriftides, erinevates trükisriftides ka sageli väga sarnased. Et selles mõttes minu arvates väga ebaõnnestunud valik, aga niimoodi ta traditsiooniliselt on. Kõik seda väikest veed kasutavad ja peame siis ilmselt sellega leppima, et meil esineb siin kvantarv väike vee. Ja nüüd siis meil lainefunktsioonid siid jagunevad kahte kategooriasse või kahte sorti on neid. Ühed on need, kui see vee on paarisarv 0 seal hulgas. Ja teine variant on, kui vee on paaritu arv. Ja erinevad nad siis lihtsalt selle poolest, et ühel juhul hakkab see astmerida sellisest C0-ga liikmest, kus meil ei olegi x-i sees, siis on x-i ruuduga liige, x-i 4. astmega liige, x-i 6. astmega liige, 8. ja nii edasi. Nii kaugele kui vee on, et see on lõplik rida alati. Nii et kui meil on esimene liige, siis meil ainult see C0 ongi. Mitte esimene, vaid nullindamas liige. Ja? Niimoodi, kui esimene liige selles mõttes, et vee on 1, siis on meil selle alumine variant. Ongi ainult see koefitsient C1 korrutatuna siis koordinaadiga. Siis tuleb kvantarv 2, siis on meil siin ülemine variant ja need 2 liiget. Siis tuleb kvantarv 3, on see variant ja need 2 liiget. Saate luua, see vaheldub, jah, nende kahe valemi vahel. Muidu kõik muu on sama, see kordaja siin ees on identne ja on jällegi E-astmel siis selline x-i ruuduga funktsioon, mis on põhimõtteliselt selline Gaussi kõver võib-olla, et statistikas kohanud seda sorti jaotusfunktsiooni, nüüd tuleb ta kohe pildi peal ka. Näete, seda tüüpi on see nullindamat järku variant sellest. Nii, nüüd on küsimus, kuidas moodi neid C-sid siis leidakse. Jällegi ma kogu see toetuskäiku ei ole siin ära toonud. Siin on siis abiavaldis ja see kuulub selliste avaldiste kategooriasse, mida nimetatakse rekursiivseteks. Võib-olla olete seda terminit mingis muus kontekstis kohanud. See on siis selline avaldis, kus iga järgmine liige sõltub eelmisest liikmest. Peame kuidagi moodi selle esimese liikme leidma. Ja kui meil esimene liige on leitud või nullindamas antud juhul, siis me saame kõik järgmised arvutada. Ja samamoodi üle 2, et meil on vaja siis C0 ja C1 mingil muul viisil leida. Ja pärast seda me saame iga järgmise arvutada, kui me eelmist teame, rakendades siis seda valemit 711. Ja kuidas siis leitakse C0 ja C1? Ma ei ole selle koha peal siit ka pikalt seletanud, aga põhimõtteliselt need leitaksegi normaliseerimise kaudu. Ehk siis, kui lainefunktsioon peab olema normaliseeritud, osakene peab kusagil olema, siis me saame tema integraali ruudu üle kogu ruumi, siis see peab olema 1. Ja normaliseerimise nõudest saame 2 asja, me saame leida siis C0 ja C1 ja ühtlasi see toob meil sisse juba ka osake potentsiaali augus süsteemist tuntud kvantimise nähtuse, ehk siis meie energia saab omandada ainult teatavaid kindlaid väärtusi. Ja siin on meil valem energia arvutamiseks, on isegi veidikene lihtsam valem, kui ta oli osake potentsiaali augus süsteemi jaoks,
kus meil on see kvantarv V, mille tuleb liita 1/2 korda siis Plancki konstant ja võnkumise sagedus. Et iseenesest selline suhteliselt lihtne arvutada, aga paneme veel kord tähele, et meil on siin 2 väga sarnast sümbolit selles valemis, et peame nendel ka käsikirjas ja igal pool vahet tegema. Ja lubatud kvantarvu väärtused algavad nullist. Meenutan, et osakesel potentsiaali augus algasid nad 1-st. 0 näidati, et ei ole lubatud väärtus. Siis sellel harmoonilisel oscillaatoril algavad kvantarvud 0-st. Ausalt öeldes, kui mina peaks neid valemeid tuletama, võimalik, et see kusagil teeks midagi jällegi keerulisemaks, aga mina alustaks 1-st ja paneks siia miinuse. Tuleks täpselt sama välja, eks ju. Oleks nagu loogiline, et hakkame samast kohast pihta. Aga võimalik, et on erinevate füüsikute ja erinevate koolkondade poolt omal ajal tuletatud, ma ei ole seda ajalugu detailselt omal selgeks viitsinud teha. Ja igal juhul siin siis on selline kokkulepe, et V algab 0-st. Ja selline väga tüüpiline joonis, mida sellisel kohal tehakse, joonistatakse üks parabool, see muideks ei ole parabool, see on, kuidas neid nimetatakse joonistamisprogrammides, neid kõveraid. Praegu see termin meelde. Igatahes siis see võiks olla parabool ideaalis sellel joonisel. Ja selle ulatus näitab siis, kui see oleks klassikaline harmooniline oscillaator, mitte kvantsüsteem, siis ta näitaks seda, kui suur on selle võnkumise amplituud antud energia juures. Kohe me näeme, et kvantsüsteem käitub natuke teistmoodi oma võnkumises, aga mis on siin oluline on see, et need energianivood on siis võrdsete vahetega. Näete, kui me vaatame seda valemit, iga kord, kui V suureneb 1 võrra, tuleb talle parasjagu 1h jagu energiat juurde. Et see on siis võrdsete vahedega kvanditud, erinevalt osakesest potentsiaali augus, kus iga järgmine kvantarvu suurenemine andis ruudust sõltuvuse. Iga järgmine kvant oli eelmisest suurem, mida vaja oli süsteemi ergastada. Siis siin, kui me mõtleme sellele kui teatavale potentsiaali augule, see auk läheb üha laiemaks. Ja ta läheb laiemaks parasjagu nii palju, et need võnkeenergiad siis paiknevad võrdsete vahedega. Nüüd väga oluline tähelepanek on see, et põhioleku energia ei ole 0. Kui meil harmooniline oscillaator on põhiolekus, kvantarv V on 0, siis on tal nii-öelda pool kvanti energiat veel järel. Seda sealt põhimõtteliselt on võimalik kätte saada, sellepärast, et energia neeldub või jäädub terve täiskvandi kaupa. Et see on selline omapärane nähtus, millest meil tuleb erinevates kontekstides korduvalt juttu sellel semestril. Aga siinkohal siis jätame selle meelde, et kvantmehaaniline ja harmooniline oscillaator ei ole kunagi paigal. On alati pool kvanti energiat on tal järel või sees, võib-olla rohkem kui on erastatud olekutes. Aga kui ta oleks täiesti paigal, siis ma ei hakka jällegi seda järeldama, ma usun, et see on ka kindlasti kusagil ära toodud, ja siis see läheks määramatuse printsiibiga vastuollu. Siis me määraksime üheaegselt ära mingid parameetrid, mis tegelikult või need operaatorid omavahel ei kommuteeru. Asukoha, energia, midagi sellist. Et selle tõttu siis on meil juba määramatuse printsiip, annab selle ette, et harmooniline oscillaator ei ole iialgi paigal, ka põhioleku puhul on tal pool kvanti energiat järel, mida sealt ei ole põhimõtteliselt võimalik kätte saada. Selline omapärane järeldus, omapärane nähtus kvantmaailmas. Lainefunktsioonid siis kuju poolest näevad välja nii nagu siin sellel joonisel. See on siis Gaussi kõver, mõtlen võib-olla statistikas kohanud Gaussi jaotust, võib-olla kusagil mujal. See on siis E-astmel siis koordinaadi ruut põhimõtteliselt miinusmärgiga veel. Et seda tüüpi kõveraid me kohtame mitmel pool matemaatikas ja ka selles aines me tulevad nad kohe ühes teises kontekstis ka sisse.
Ja edasi on siin taga see astmerida, mis hakkab siis mõjuma selliselt, et kui kvantarv V on 1, siis läheb ta üks pool üles, teine alla, tekib siia keskele nullpunkt. Tuletame meelde osakest potentsiaali augus, seal oli sama asi me siinuskõverate baasil. Et siin on täielik analoogia olemas. Järgmine ergastatud olek tekib juurde järgmine sõlmpunkt ehk nullpunkt ja nii edasi. Iga siis ühe võrra V suurendamine lisab nii ühe maksimumi või miinimumi kui ka siis ühe sõlmpunkti. Nüüd, kui V on paarisarv, siis kuulub see lainefunktsioon niinimetatud paarisfunktsioonide hulka. Nüüd tuleb sellest terminist ka hiljem detailsemalt juttu, aga siin toome ta esimest korda sisse. Paarisfunktsioon on selline funktsioon, et kui me muudame argumenti X-i väärtust, tema märki, aga mitte absoluutväärtust, siis jääb funktsioon samaks. Ehk siis ta on sümmeetriline, näete selle vertikaaltelje suhtes. Need on meil siin antud joonisse 0 ja 2. Ja on ka selline asi olemas nagu paaritu funktsioon, mis tähendab seda, et võiks öelda, et on teatud mõttes pöördsümmeetriline alguspunkti suhtes. Kui paremal üleval, siis vasakul on all täpselt samasugune sümmeetriline siis koht sellel funktsioonil. Matemaatiliselt see tähendab seda, et kui me muudame argumendi märki, siis muutub ka funktsiooni märk, aga absoluutväärtus jääb samaks. Kui muutame siit mingisuguse koha, siis kui me läheme siit teisele poole, näete, ta on siin täpselt sama võrra allpool siis horisontaaltelge. Nii sellega samuti. Et paaris ja paaritud funktsioonid tulevad meil ka veel hiljem teistes kontekstides jutuks selles aines. Ja täpselt samamoodi nagu osakest lõpliku sügavusega potentsiaali augus, nii ka harmoonilise oscillaatori puhul põhimõtteliselt see lainefunktsioon ei saa iialgi nulliks. Ta läheneb nullile asümptootiliselt ja praktikas meil vesinikud ikkagi püsivad molekulides küljes. Nad ei kipu sealt niisama spontaanselt ära dissotseeruma, aga põhimõtteliselt võiks see aatom liikuda siis kui tahes kaugele, lihtsalt see tõenäosus muutub üha ja üha väiksemaks. Et see on ka erinev klassikalises mehaanikas lõpuks see veru ta võngub täpselt mingisuguse lõpliku kauguseni, siis pöörab tagasi või pendel. Aga siin siis on põhimõtteliselt võimalik seda objekti leida kui tahes kaugel. Praktikas ta muidugi läheneb nullile suhteliselt kiiresti. Nõnda, see oli meie üldine teooria harmoonilisest oscillaatorist. On äkki mõni küsimus? Siis vaatame edasi ja vaatamegi, kuidas moodi meil see asi tegelikult molekulidele rakendub. Et kui meil osake potentsiaali augus, selle rakendamine molekulile on suhteliselt selline kaudne, kuigi ma tõin ka selle kohta mõned näited harjutustunnis vist, siis harmooniline oscillaator on selline süsteem, millel on täiesti otsene rakendus ka, need on siis molekulide võnkumised. Ja kui siin ma tõin sellise analoogia, et meil vesiniku aatom võngub siis keemilise sideme otsas mingi suure raske molekuli küljes, siis selgub, et täpselt sama matemaatikaga saab kirjeldada ka seda varianti, kus meil on siis kaheaatomiline molekul. Ma võtan mingisuguse painti jällegi omale. Nii, kus ta mul siin on? Meil on siis selline kaheaatomiline molekul. Võime siia vahele mingi keemilise sideme joonistada. Ja need nüüd üldiselt võnguvad selliselt, et kui suurema pointi juba sellepärast, et ma näeksin teda ise. Et siis kui see liigub siiapoole, siis see aatom liigub samal ajal
siiapoole, eks ju. Side liigub oma massi keskme suhtes, kusagil siin keskel on massi kese. Ja siis vastupidi, kui see, ütleme, et see aatom liigub väljapoole, siis samal hetkel liigub ka see aatom väljapoole. Selline on meie klassikaline keemilise sideme võnkumine. Ja peale selle see molekul tavaliselt ka pöörleb. Pöördliikumine on täiesti omaette teema, seda me siin selles peatükis ei käsitle. Et kujutame vähemalt hetkel ise ette, et see molekul on selliselt nagu stabiilselt ja see telg on mingis ühes suunas meil ja siis ta võngub. Läheb pikemaks, läheb lühemaks. Ja meil on kusagil seal keskel tasakaaluline sideme pikkus, mida tähistatakse siis suur R väikse E indeksiga I sõnast equilibrium tasakaal. Nüüd, kas siis eksperimendist või ka me hiljem näeme kvantkeemilise arvutusega, me saame leida sellise kõvera, milline on molekuli energia sõltuvalt sellest, kui see side on kas kokku surutud või välja venitatud. Et võime panna neid aatomeid erinevale kaugusele ja ka siis katseliselt või arvutuslikult teha kindlaks selle molekuli energia. Paneme 0 punkti sinna, kus see molekul on tasakaalus, kui ta ei tahagi võnkuda, kui sideme pikkus on optimaalne. See on meie nii sideme pikkuse siis see optimum RE kui ka siis selle kõvera miinimum. Ja on eksperimentaalselt ja arvutuslikult kindlaks tehtud, et selle tasakaalu punkti lähedal on see kõver väga lähedane paraboolile. Ja see võimaldabki kasutada harmoonilist ostsillaatorit lähendusena sellele tegelikule dissotsiatsiooni kõverale. Nii, aga nüüd ma kuulen, siin hakkab mingisugune heli, nimelt meil tehakse mingid torutöid täna siin ülemisel korrusel, võib-olla saite teie ka selle kirja, võib-olla tudengiteni ei jõudnud, aga nad siin teevad mingeid muutusi ja see koli, ma ei tea, kas on sisse ka kosta või? On küll veidi. Jah, et ma kahjuks ei saa midagi selle vastu teha. Ma olen vaadanud, kas neid samas kõrval toas teevad või? Nad õnneks vist väga kaua hetkel ei teinud lasebasid mingit vett välja või midagi. Aga siin on mingid arikate tööd praegult, jah. Nii, aga katsume oma harmoonilise ostsillaatoriga sellele vaatamata edasi minna. Nii, et siis me võime sellist kaheaatomilist molekuli siis lähendada harmoonilise ostsillaatoriga, vähemalt siin selle miinimumi piirkonnas. Võib-olla sest kõverast üldiselt ka, me näeme niisuguseid kõveraid edaspidi palju, et kui me surume aatomit selle lähemale, siis läheb energia väga kiiresti ülesse. Eks me ei saa üldiselt molekuli väga palju väiksemaks kokku suruda, aga kui me venitame sidet, siis ta läheb lõpus katki. Eks side dissotseerub. See on täiesti reaalne, keemilised reaktsioonid põhimõtteliselt põhinevadki. Et tõmmatakse mingi side kusagilt katki ja kusagil tekib analoogselt mingi teine side, mis nii-öelda kukub siis siia miinimumi. Et see on väga tavaline molekuli dissotsiatsiooni kõver, mitte ainult kaheaatomilise, vaid igasuguse molekuli või keemilise sideme. Aga selline kõver siis meile tuleb siin ette ka edaspidi. Aga miinimumi lähedal seda dissotsiatsiooni poolt nii-öelda ei pea arvestama ja saame siin vähemalt esimesed paar kvantnivood siis lähendada ära harmoonilise ostsillaatoriga. Ja kui meil siin oli siis üks osakene ja me eeldasime, et siin teisel pool on midagi väga massiivset, mille liikumist selle väikse osakese võnkumine ei mõjuta, siis siin meil on muidugi kaks ikkagi enam-vähem võrreldavat aatomit. Kui on, ma ei tea, O2 või kloor2, nad ongi täpselt ühesugused. Kui on H-kloor, siis on üks teisest võib-olla 30 korda massiivsem, aga ikkagi see massi erinevus ei ole väga suur. Ja siis see nii-öelda võnkuv jutumärkides osakene
Seda siis iseloomustab taandatud mass, selline mõiste. See on muides, mis kreeka täht see on? Keegi ei tea. Mikro. Mikro ei ole tähe, jah, see on küll füüsikas nii-öelda selle kordaja mikrotähiseks, aga see tähe nimi ei ole mikro. Kõvemini palun? Müü. Müü, õige. Müü on see täht ja see vastab siis väiksele M-ile ladina tähestikus, kuigi ta meenutab rohkem muud, aga põhimõtteliselt siis midagi sellist. Ja avaldub see niimoodi, et nende kehade masside või aatomite, siis kui me vaatame neid kahte aatomite masside korrutis jagatud nende summaga. Ja asukoht, kui me rääkisime siin, me panime oma asukoha nullpunkti sinna, kus see veru on nii-öelda pingevaba, eks ju, ei ole kokku surutud ega välja venitatud, siis siin valitakse asukoht selliselt, et kui see molekul on pingevaba, kui ta ei ole ideaaliga võrreldes ei kokku surutud ega välja venitatud, et siis on see asukoht nii-öelda null ja muul hetkel või muus olukorras siis reaalne sidemepikkus miinus see tasakaaluline sidemepikkus. Ja selgub, et kui meil on need asjad antud, unustage see viimane lause, et siis jõukonstant, mis iseloomustab seda sideme venimist või kokkutõmbumist, selle saab siis leida, kui võetakse sellest samast energiakõverast teine tuletis asukoha järgi siin miinimumkohas, teie tuletise väärtus. Ehk see näitab põhimõtteliselt seda, kui kõver see kõver siin miinimumi juures siis on. Et võite ise mõelda, kui see on parapool, siis on meil siin energia oleks asukoha teine tuletis. Esimene tuletis on siis see astendaja ja solev kordaja ja teine tuletis on veel esimene või see korda X ja teine on siis, või R antud juhul, ja teine tuletis ongi selle astendaja ees olev kordaja. Ja põhimõtteliselt saab siis need sagedused nüüd, jällegi ma seda valemi tuletamist ei ole siin ära toodud, aga kui meil on jõukonstant teada, on taandatud mass teada, siis nendest on võimalik arvutada võnkesagedus, tähendab 2 piid ja ruutjuul sisse. Ja energiad, mis on täpselt sama valem, mida me kasutasime sellise ideaalse harmoonilise ossillaatori korral, V pluss 1/2 korda H nü. Ja ligikaudne on ta sellepärast, et tegelikult meil see kõver ei ole täpselt parapoolne. See kõver on anharmooniline, nagu öeldakse, või aharmooniline või anharmooniline emfumb. Ja sellest erinevusest me kohe räägime natukene pikemalt, aga siis lähenduses me võime öelda, et tasakaalulise selle võnkesageduse nü võrra me saame kohe selle kvandi suuruse siit siis ka teada, millise kvandi võrra selline süsteem energiat neelab või kiirgab. Praktikas on meil see kõver sellise kujuga, nagu ma juba rääkisin, ja selle tõttu need, me kujutame veel kord ette nii klassikalist osakest võnkumas siin nende kahe barjääri vahel antud kõrgustel, siis näete ise, et see parempoolne barjäär läheb üha kaugemale. Vasakpoolne vastupidi, tõuseb kiiremini kui parapool. Et läheb üha asümmeetrilisemaks see võnkumine ja need energianivood lähevad üha lähemale teineteisele. Ja lõpuks siis siin enne, kui molekul päris dissotseeruma hakkab, nad on üksteisele väga-väga lähedal, ehk see kvantimise efekt võib olla juba eksperimentaalselt raskesti või isegi mitte jälgitav. Et harmooniline lähendus on ainult madalamate kvantolekute puhul kasutatav ja kõrgemate puhul on olemas terve anharmoonilise võnkumise
matemaatika, algebra, aga meie siin kursuses seda ei vaatle. Nüüd, kui teha jällegi asi, mida me siin ka ei vaatle, ehk lahendada ajast sõltuvat Schrödingeri võrrandit, sellega enamasti just lahendatakse siis neeldumise, neelamise, kiirgumise, kiirgamise ülesandeid. See on tunduvalt keerulisem kui see, mida meie selles aines siin teeme. Aga kui seda neeldumise protsessi siis modelleerida või arvutada, siis näidatakse seda, et kõige tõenäolisem on, et selline süsteem neelab või kiirgab parasjagu ühe kvandi. Osake potentsiaali augus korral mingisugust eelistust ei ole. Me võime annada niisuguste portsu energiat, mis on parasjagu 2 kvanti või 3 kvanti ja ta läheb hea meelega sellesse kõrgemasse olekusse. Aga siis harmoonilise oscillaatori korral on selline asi ära tuletatud ja näidatud, et praktiliselt alati toimub see energia neeldumine või kiirgumine ühe ainsa kvandi kaupa. Delta V on 1. Nüüd üldisemalt spektroskoopias seda oli juba varem täheldatud, et on teatavad üleminekud on tõenäolisemad kui teised ja juba varasemalt oli see sõnastatud nime all valikureegel. Valikureegleid on erinevate süsteemidel erinevaid. Antud juhul siis harmoonilise oscillaatori valikureegel on see, et delta V on 1. Korraga neeldub või eraldub energiat ühe kvandi jagu. Ja spektroskoopias see tähendab seda, et on üks konkreetne spektrioon, mida on hea ja lihtne jälgida ja mõõta. Ja kui tekivad mingid täiendavad spektriooned, siis neid on hakatud seal nimetama ülemtoonideks. See on mõiste, mis tegelikult on vist muusikariistade juurest pärit. Võib-olla kui olete tegelenud mingi keelpilliga, siis olete võib-olla selle mõistega kusagil kokku puutunud. Puhas heli võiks mitte omada ülemtooni, olla ainult kindla sagedusega võnkumine. Ja kui on siis ka kõrgemad sagedused sees, mida tegelikult praktikas pillid alati teevad, mis annavadki erineva värvingu erinevale pillile, eks ju, siis neid nimetatakse ülemtoonideks. Ja see mõiste on ka siis spektroskoopiasse üle kandunud. Overtones on ta inglise keeles. Selection rules on see termin inglise keeles. Et siis need on eraldi jooned spektris, need on siis valikureeglitele mitte alluvad üleminekud ja reaalsete molekulide kodal on need palju ebatõenäolisemad selleni välja, et vastavaid jooni kas ei ole üldse spektris vaadeldavad või on nad siis kordades või suurusjärkudes nõrgemad kui valikureeglitele vastavad üleminekud. Ja see energiavahe istub meil infrapunasesse piirkonda. Ma arvan, et infrapunast spektrit olete te võib-olla isegi kõik kusagil näinud või võtnud. Orgaanilises keemias kõige tõenäolisemalt. Tuleb tuttav ette. Ma ei tea, kuidas need praktikumid on korraldatud, kas igaüks võtab või õppejõud näitab, aga ma oletan, et olete ainult infrapunast spektreid näinud. Või? Ei tea, ei ole. Ei mäleta. Enda teada ei ole. Olen võtnud ka. Mõned on isegi võtnud. Mõned kirjutavad, et on näinud. Et igal juhul see on tänapäeval orgaanilises keemias just kõige põhilisem ainete identifitseerimise meetodeid, sest et need võnkespektrid on igal ainel iseloomulikud. On see nimetatud sõrmejälje piirkond. Ja samas on teised spektri osad, kus on iseloomulikud just teatud keemilistele rühmadele. Ja neid siis saab kasutada aine kindlaks tegemiseks, et kui on tundmatu aine, siis saab sealt infot selle kohta, millised rühmad molekuulis võivad olla. Et see on väga levinud ja suhteliselt lihtne ja odav võrreldes võib-olla mõnede teiste meetoditega. Uurimismeetod, et kasutatakse päris palju. Nüüd üks oluline nüanss veel just eriti väikeste molekulide korral on see, et see vibratsioon selleks, et spektrioon tekiks, peab muutma molekuli dipoolmomenti ehk polaarsust. See tähendab seda, et sellised lihtsad anorgaanilised molekulid nagu vesinik või lämmastik või hapnik
need infrapunakiirgust vähemalt selles piirkonnas, kus kohas seda muutespeket võtame, ei neela, mis on tõesti muidugi hea. Muidu õhk ei oleks läbipaistev. Ei jõuaks soojuskiirgus päikeselt maale. Sest võnkumist teevad kõik kusagil infrapuna piirkonda. Et tänu sellele päike soojendab, mitte ainult ei valgusta. Et võime teistpidi olla sellele nähtusele tänulikudki. Et vibratsioon siis peab muutma, kui on polaarsed molekulid, siis on lihtne, kui on, ütleme, ma ei tea, oletame, et siin on meil H ja kloor, eks ju. See ei ole ma, siis kui sideme pikkus muutub, dipoolmoment jätavasti on aatomi laeng korda sideme pikkus, siis kui see muudab dipoolmomenti, et H-klooril on infrapunane mingi joon olemas. Aga võtame kas või siin O2, siis see on mittepolaarne molekul, dipoolmoment on 0, venitav või lükkad teda kokku ja sellega siis ei muutu, selle tõttu ka hapnik infrapunases spektroskoopias ei neela. Edasi, kui meil nüüd on need erinevad energianivood, olgu nad harmoonilised või anharmoonilised, siis me võime püüda niisuguse küsimuse, et kui meil see molekul on mingites tingimustes, mingil rõhul, mingil temperatuuril, kusagil on meil mingi gaas näiteks, et siis mitu kvanti energiat siis tüüpiliselt on selles molekulis, millisel korrusel, millisel astmel selles redelis see molekul asub. Ja selgub, et siin on selline reegel jällegi, mis on statistikast võib-olla teile kusagil mujalt tuttav, Boltzmanni jaotus, olete selle kusagil varem kokku puutunud? Ei ole. See on põhimõtteliselt igasugused süsteemid, kus meil on siis võimalik, et on süsteem mingite erinevate kindlate energiatega. Siis on selline reegel statistilisest füüsikast tuntud, et nende energiate erinevus jagatud, see on muideks teine K, see ei ole enam jõukonstant, see on Boltzmanni konstant. Väga õnnetud tähised siin. Boltzmanni konstant, muide Boltzmanni konstant on universaalne gaasikonstant ja ka Avogadro arvuga. Ehk siis ta on universaalse gaasikonstant vaste molekulaarsete nähtuste ja atomaarsete nähtuste kirjeldamisel. Ja absoluutne temperatuur. Jällegi siin on temperatuur ja mitte kineetiline energia. Nüüd meil oli just suurt tee siin paar slaidi tagasi. Et see tähiste värk on just tõeline segapudu siin. Et siis CK on Boltzmanni konstant ja CT on temperatuur. CK oli jõukonstant. CT oli kineetiline energia. Eks, et siin on tõeliselt selline, peab kogu aeg jälgima konteksti, mida mingi täht tähendab. Niisiis, kui meil on teada nende kahe oleku energia vahe, siis on meil E-astmel miinus see energia vahe põhimõtteliselt, jätame G hetkel kõrvale, siis see annab tõenäosuste suhte, et meil kui palju molekule või mingeid muid süsteeme on olekus, mille energia on EI ja kui palju on neid olekus, mille energia on EJ. Te jõudsite valemist üldistada juhtudes, kus on rohkem kui kaks energiat, aga on kaks olekut. Aga vaatame praegu seda kõige lihtsamat juhtumit, on ka kaks võimalikku olekut, siis see suhe, millise tõenäosusega või milline protsent osakestest on ühel või teisel energianivool, on siis arvutatav. Võtame korraks need G-d ka välja, G on siis kõdumisaste, ehk see on see juhtum, kui meil on mitu olekut sama energiaga. Me rääkisime sellest osakese juures 3-mõõtmelisest potentsiaaliaugus ja tuleb meil edaspidi kõdunud olekuid siin ja seal veel, aga nende võnkumiste puhul on see tavaliselt üks, nii et võime enamasti eeldada, et siin on üks jagatud ühele ja reaalselt selle suhte määrab ära see valem. Ja see siis võimaldab meil põhimõtteliselt ennustada või arvutada,
millise tõenäosusega on olekud ühel või teisel määral asustatud. See on see mõiste, mida kasutatakse siis, et mil määral on asustatud üks või teine energianivoo ehk milline osa kõigist molekulidest mingis temperatuuri ja rõhunäoks olevas gaasis on ühes või teises võnkeolekus. Ja need, nagu ma ütlesin, see valem on üldistatav tegelikult ka kõrgema arvu olekute peale, isegi siin mul ei ole teda sellisel kujul ära toodud. Kui nüüd siia panna arvud sisse, reaalset energiat, reaalset Boltzmanni konstantide toatemperatuur näiteks, siis selgub, et sellised lihtsad kaheaatomilised molekulid on üldiselt põhiolekus. Ehk nende kantarv V on praktiliselt 100% null. Mingisugune kaduvväike osa alla 1%, võib-olla 0,00 midagi protsenti on siis ergastatud võib-olla esimesse teise ergastatud olekusse. Nüüd see valem töötab või kõik valemid kokku töötavad selliselt, et mida raskemad on aatomid, see võib tunduda esmapilgul nagu intuitsioonile vastane, aga mida raskemad on aatomid, seda väiksemad või seda väiksemad on need kvandid või seda lähemal on need nivood teineteisele. Võiks nagu mõelda, et raske aatom on palju energiat vaja. Seal täpselt vastupidi töötab see matemaatika, mida raskemad aatomid, seda lähemal on seda energianivood. Ja tulemus on see, et näest niisugune asi nagu joodiaur. Joodi aatommass, kohe vaatan, on 127. Et on juba niisugune suhteliselt raske aatom ja nüüd on 2 tükki peal seal molekulis. Taandatud mass tuleb nagu seal mängu, aga põhimõtteliselt siis nende puhul on kõrgemad nivood märgatavalt asustatud. Et näiteks joodi puhul me ei saa teha seda lähendust, me hiljem läheb seda vaja seda lähendust, sellest ma räägin, et kõik on põhiolekus, kõik on vibratsioonilises põhiolekus. Aga niisugused tavalised väiksed molekulid ja samuti ka üksikud aatomid suurte molekulide küljes kohe ette tuttavalt, nagu see näide, mida ma alguses tõin, vesinikuaatom mingis proteiinis, need istuvad üldiselt vibratsioonilises põhiolekus toatemperatuuril. Kui me peaksime kuumutama, kui meid huvitab mingi, ma ei tea, põlev aine näiteks, kusagil leegis on meil midagi, siis seal on kindlasti olekud juba teised ja seal me ei saa eeldada, et kõik aatomid, kõik molekulid on vibratsioonilises põhiolekus, aga siis lihtsamate süsteemide puhul toatemperatuuril saame. Nõnda, siia viimasele slaidile olen ma veel koondanud paar mingisugust sellist infokildu. Kõigepealt infrapunane spektroskoopia on siis see meetod, millega neid võnkumisi jäädvustatakse, uuritakse, ära kasutatakse. Ja kui me seni rääkisime võnkesagedusest nü, mida võiks põhimõtteliselt väljendada hertsides, ta on muidugi mingid tera või ma ei tea, mis see ühik tuleb ette või kordaja. Hertsid praktiliselt kunagi seda hertsides ei väljendata reaalselt. Ja kui optilises spektroskoopias on kombeks rääkida lainepikkusest, me kõik teame, et nähtav valgus on mingid 500-600 nanomeetrit, see on jällegi mingi traditsioon, kasutatakse nanomeetrit, siis infrapunane spektroskoopias on millegipärast kombeks rääkida sellest, mitu lainet mahub 1 sentimeetrisse. Selline imelik ühik, aga ta on väga tavaline. Ehk ühik on pöördsentimeeter, sentimeeter -1 astmes ja jagatakse siis selle saamiseks see sagedus valguse kiirusega, nüüd jagatud C-ga. Ja huvitaval kombel jällegi, kui vaadata kõiki neid, või mis siin nii väga vaadata, see valem on isegi meil suhteliselt siin käepärast. Tuletan siis meelde, et energia on meil selle sama nüüga proportsionaalne, antud kvantarvu korral, ta põhimõtteliselt ongi siis ju H nü korda kvantarv pluss 1/2, siis see pöördsentimeetrites mõõdetud sagedus on otseses lineaarses seoses energiaga. Kuni selleni välja, et teatud juhtude pöördsentimeetrit saab kasutada ka energiaühikuna. Mis võib tunduda jällegi imelik, aga seda on suurtes tehendustabelites, kus kohast erinevad ühikud on ära toodud, on tihti ka pöördsentimeeter.
mis tegelikult sellise infrapunase kvandi energia, mis vastab sellisele laine pikkusele, siis, või laine arv on see termin, jah, pöödsentimeetrites. Seda ühikut kohtab mitmel pool. Ja teine siis tähelepanek, et kui meil on rohkem kui 2 aatomit, polüaatomiline molekul, siis selgub, et selle võnkumised saab jagada nii-öelda laiali erinevate sidemete ja sidemekomplektide peale. Matemaatika on mõnevõrra keerulisem, aga põhimõtteliselt on võimalik siis iga selline võnkumine eraldi sagedusega eraldi iseloomustada, mis on jällegi ka seesama infrapunaspektroskoopia puhul väga oluline printsiip. Kui meil on mingi teatud sagedusega võnkuv molekuli osa, näiteks karbonüülne hapnik, mis kui ma õigesti mäletan, kusagil 2000 millegagi pöödsentimeetri kandis, siis see on niisugune tüüp energia, eks ju, me saame need kõik molekuli niimoodi kenasti tükkideks selles mõttes nagu jagada ja saame siis arvutada molekuli kogu energia selliste üksikvõnkumiste energiate summana. Ja siis on muidugi kvantarve rohkem, siis on igal võnkumisel oma kvantarv. Et selline teadmine ja tähelepanek siinkohal.